2026. aasta märtsikuu ning 3. tegutsemisaasta saate külaliseks on lavastaja Aare Toika. Head kuulamist! Tere märtsikuus, kevadkuul ja teatrikuul. Oleme meiegi taas Jüriga kokku tulnud, et tuua teieni uus Sunny House podcasti osa. Ja selleks, et tänane performance tõesti hästi välja kukuks, on meil külas näitleja, lavastaja ja VAT-teatri kunstiline juht Aare Toika. Tere, Aare! Tervitus. Väga Tere Jüri, tere Maicel. Tere vahva, et kuulajad. leidsid aega meiega täna siin vestelda ja noh, nagu sobivalt välja kukkus, siis täpselt teatrikuul. Ja. Et selle peale me vist kohe ei mõelnud, kui me kokku leppisime, et teeks märtsis. No aga kukkus hästi välja siis. Lubame nii. Jah, aga vaatame siis, mis me põnevat sinu kohta teada saame. Ja ma saan sult küsida esimese küsimuse, et mis rolli mängis teater sinu elus lapse ja noorukina? Ikka mängis rolli, ma mäletan, noh, kooli näitemänge tegelikult. Ma olen Pärnu poiss ja ma õppisin seal on see kesklinna kool Punasest tellisest maja Nikolai tänaval. Ja seal ma käisin ja seal ma mäletan, et me ikkagi tegime näitemänge ja hiljem siis ka põhikooli lõpupoole ja tegelikult ka keskkoolis me korraldasime oma klassivendadega pidusid ja siis seal me tegime alati sellised absurdsed eeskavad. Et mingi selline ütleme siis näitemängu tegemise tukse on mus olnud, aga ma ise arvan, et veel olulisemad on raamatud, et ma olen olnud lapsepõlvest saati selline lugeja sell, et ja see on mul siiamaani, et kui ma mingit päevaportsu ei suuda lugeda, siis ma tunnen ennast viletsasti. Et lugemine on veel hingelähedasem kui kõik muu. Noh, aga teater on põhimõtteliselt lugude jutustamine. On küll, jah. Et kas sa praegu ka sellel nädalal, mida sa põnevat loed? Ma tegelikult praegu loen ühte sellist raamatut, mille nimi on Ainult 6 arvu. Kus ta mul siin on, ma ei leia praegu üles seda. Aga, Kuskil aga, tuleb. aga ta on, ma saan aru, millest see siis kõneleb umbes? Noh, see tegelikult käsitleb füüsikat. Õieti üks autor kõneleb nendest 6 väärtusest, millel meie universum püsib. Et kui ühe nendest 6 arvust ühe väärtus oleks teistsugune, siis me ei saaks siin olla, kus me oleme. Et meie, ütleme siis, olemasolu vundamendiks on 6 arvu. Ohoo, kõlab päris põnevalt. huvitav ideed, jah. Jah, peame ka nii süvitsi vist lugema hakkama, et Ei no mul on olnud see mingisugune huvi, et ma vahepeal olin siin Carlo Rovelli fänn, et Carlo Rovelli raamatuid on ka siin eesti keelde toodud. Noh, ja meie Lauris Sleedjärv Tõraverest kirjutab kenasti. Selgitab seda, kuidas tähed toimivad. no siis Mis raamatud nooruspõlves paelusid? Tegelikult seiklusjutte maalt ja merelt sari. See on vist klassika, minu isa ka väga armastas neid. Ja ma mäletan neid lugusid, noh, seal võib võtta üks ja noh, siis oli veel, no see minu lapsepõlv jääb sinna nõukaaega ju, eks ole, et siis oli veel, oli selline Maailm ja mõnda sari oli ka, kus olid sellised nagu reisijutud, eks. Et ma mäletan seal Kontiki lugusid ja siis noh, neid lugusid, kus
Norra maadeuurija Thor Heyerdahl tegi neid katserännakuid üle erinevate maailma merede ja siis kirjutas raamatuid, et see Thor Heyerdahli lugusid mulle meeldis lugeda, et noh, et rännud ja seiklused rännud ja seiklused ja nii jõuamegi seiklusliku eluni. jah, see elu kandi pealt kohati tahaks igavamat elu. Tahaks igavamat. noh, siiski loodame, et tekib tasakaal, et ei pea kõige igavam olema. jah, aga kuidas sa lavastajani lõpuks jõudsid, et just lavastaja saab? ma ei tea, ma mainisin neid kooli näitemängu tegemisi ja siis mul üks klassivend tuletas meelde, kui mul, see võis olla millalgi, no, noh, mingi ajad tagasi, et ma olla deklareerinud 4. klassis, et mina hakkan lavastajaks, et aga ma ei tea, kas see vastab tõele, et ma ise seda ei mäleta, aga see, mul oli öö, kindel plaan, et ma lähen Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. Sest mul oli nagu lapsepõlvest saati neid kokkupuuteid meditsiiniga ja siis kirurgid imponeerisid mulle. et ma mõtlesin, et see on selline sõdalase amet, et võitled teiste inimeste elu ja tervise eest, et see mulle imponeeris ja mõtlesin, ma lähen ja tahan saada arstiks. ja see plaan nagu muutus kuidagi seal abituuriumis ära, et mul klassivennad tulid kõik Tallinna ja, ja millegipärast mul tuli pähe mõte, et ma tahaks lavastamist õppima minna ja uurisin siis võimalusi ja siis noh, nii ma sinna rajale sattusin. ja oled seal siiamaani. Kaua sa siis oled sellel rajal juba olnud? noh, ma astusin sinna pedagoogikaülikooli õppima režiikateedrisse 1983 või nii, et palju siis? Matemaatika ütleb, et 43. 43 aastat jah. no vot, aga noh, jah, noh, ma olen pidanud erinevaid ameteid selle, ütleme siis teatritegevuse kõrvalt, et aga kõik on kuidagi jah, olnud seotud. või siis on mingisugused põiked olnud, no ma olen olnud ka laeva peal tööl ja, aga see kõik jääb kuskil sinna 90-ndatesse. ja ma Eesti Raadiot juba mainisin. jah, aga et kõik on ikkagi sulle olnud meelepärane, ma saan aru, et sa ei ole kunagi midagi nüüd niimoodi teinud, et sa päris ei taha, aga elu sunnib. ma ei oska, see on hea küsimus, kuidas sellele vastata, et lõpuks on nii, et ega see on mõtlemisest kinni, ega sa noh, mõtled asja meelepäraseks. ma olen teinud küll selliseid projekte ka, mis esmapilgul tundub, et noh, miks ma seda teen, aga siis teed omal asja selgeks ja leiad selle konksu, et miks seda tegema peab. et aga noh, lavastamise juures mul neid lavastusi on ju elu jooksul tekkinud. ma ei tea, see nimekiri ületab vist numbrit 100, mis ma noh, kuhu oma nime võin taha panna, et lavastaja, eks ole, et aga siis nendega on niimoodi, et no minu arust ei saa lavastust niimoodi teha, et sa ei taha seda teha. et see ei tule välja. pead tahtma, sest tahe on
lavastamise juures isegi olulisem kui oskused. no tundub loogiline jah, et kui teha vastu tahtmist lavastus, siis ma ei usu, et sellest väga hea tükk saab, mis vähemalt kaua lavalaudadel püsib või kuidagi rahvale imponeerib. võib-olla on ajaloos ka siiski näiteid, et nii on läinud, aga mina küll ei ole omast loogikast nüüd ei filmimaastikul või teatrimaastikul väga kuulnud, et see nii oleks olnud. no kui hakata mõtlema ühe lavastuse no nagu lihtsa struktuuri peale, et millest see lavastus, üldse lavastus kui selline, noh, kui hakata proovida lahti võtta, et millest ta koosneb, eks ole, siis seal tegelikult on ju sellised osised, et on mäng, esteetika, usk, kogemus ja taotlus, noh näiteks, eks ole. ja need kõik peavad olema, no sa pead kõik need, ütleme, komponendid suutma ju enda jaoks kuidagi ausalt sõnastada, et mis need on, et no kui ma lähen lavastust tegema, et mida ma tegema lähen, ma pean selle ju enda jaoks kuidagi meeles formeerima, et muidu noh, ma ei viitsi niisama võsas summata, et ma Ei no, äkki lähen konkreetse raha peale. see tundub üsna loogiline. jah, et aga mina saan sult küsida, et kuidas sündis VAT-teater ja midagi, mida ma olen tahtnud ammu küsida, kas see VAT tähendab ka midagi, see lühend või? vaat tähendab ja noh, võib noh, kõige esimene tähendus vist, no no tähendused alati muutuvad, eks ole, ajas ja tähendus asetub mingisugusele konteksti väljale alati, eks ole, või tõuseb kuskilt kontekstist esile. et ja tähendus on ka teatri jaoks oluline, ütleme siis märksõna, sest mõneti teater põhiliselt tähenduse otsimisega või tähenduse loomisega tegelebki. Et selles mõttes, et on ka hea küsimus, et mis see ühe teatri nimi tähendab. No siis, kui see VAT-teater tegutsema hakkas, siis ta esimene nimi oli Tudengiteater. Ja noh, tudengid on väga akadeemiline rahvas. Nii et seda vatti võib tõlkida väga akadeemiline teater ja siis see väga annab sinna sellise väikse iroonia konksu juurde, eks ole. väga vahva, väga akadeemiline teater, vot nüüd ma tean, ma olen ikka osa oma elust, kui ma olen kokku puutunud VAT-teatri lavastustega, mõelnud, et miks see siis nii on. jah, või siis noh, väike, aga tubli. kas ka see oleks arvatavasti paslik ja kui vana siis VAT-teater tänasel päeval on? Vaat vati asutamise tärmin on 1. oktoober 1987, nii et 1. oktoobril 2027 peaks vatil kukkuma see 40. noh, ilus number. no siis VAT-teater on sama vana nagu mina. jah, no näed. et Jüri saab ka järgmine aasta 40, nii et no siis et tuleb 1987, nii et siis on teada. jah, hea lihtne, no, siis lihtne peame, meeles pidada. siis peame koos pidu pidama. tundub nii, jah. tuleb nii välja, jah. aga sa oled täpselt kunstiline juht VAT-teatris, ma saan aru. jah, mida see tähendab tööle? no põhimõtteliselt ma panen programmi kokku. Põhimõtteliselt ma panen programmi kokku, ütleme, et see kunstilise juhi töö iseenesest, see tähendab seda, et ma pean tegema mingid valikud. Ja siis mõtlema, et
et kus me täna siin ja praegu oleme selles ühiskonnas nende inimeste keskel ja mis lugusid ma ise täna siin ja praegu tahaksin teatris, ütleme, kogeda. Või mis ütleme siis jah, mis radasid teatris kohata. Ja siis sellest lähtuvalt vaadates, mis meil repertuaaris on, ma pean kavandama tulevikku, ehk siis mu töö on suuresti 2 aastat ette ennustada. no, et organiseeritud kujul siis hiromantlus Just. loomingulisemas kastmes. Ja. ja Aga kui no see etteennustamine tuleb siis ka tegudega katta ja no praktika näitab, et ma ei oska protsenti nimetada, aga kui sa midagi kujustad, siis juba sa annad talle mingit vormi ja, ja noh, on tõenäosus, et siis ta läheb ka ellu, eks, et noh, et mitte ekselda juhuste keskel ainult. no, oleks küll paslik ja nii-öelda. kas sa nii-öelda kunstilise juhina pead arvudele ka otsa vaatama, et Ikka pean. kui populaarne on üks üritus, etenduse teine? Ja seal tuleb leida mingi habras tasakaal, et aga ma pean arvudele otsa vaatama, aga noh, see mingisugune, ütleme siis mänguruum on, noh, see sõltub kuidas seda öelda siis, jah, ikkagi tõetundest, mulle tundub, et ma noh, arvud on, ütleme siis need arvud, eks ole, mis teatri puhul mingit tähendust omavad, need on, eks ole, publikunumbrid ja siis need publikunumbrid saab võtta veel, eks ole, nii-öelda sihtgrupiti lahti, eks ole, et vaadata, mis segmentidest see sinu vaatajaskond koosneb. Ja noh, siis nendega saab mängida, ega see on selline legomäng. Ma tegelen sellega ja, aga olulisem sellest on alati, ütleme siis nagu kunstiline programm. Sest kui sa ainult seda legomängu teed või ainult vaatad numbritele otsa ja kunstilise programmi unustad ära, siis läheb metsa. Et tegelikult see mingi riskimäär, ma ei tea, see on tunnetatav kuidagi sama kondiga, noh, ma ei oska, mingi selline, noh, tihtipeale on niimoodi, et ma pean oma kolleegidega vaidlema, et kolleegid ütlevad, et mis projekt see on, mis projekt see on? See on totaalne, ei, see on arusaamatus, et ei, miks. Ja siis ma pean selgitama. Ja vahel on kolleegidel õigus ja mina olen metsa, seda juhtub ka. Et noh, kuidas kunagi, eks ole. kuidas kunagi ja, aga lõpuks publik hääletab jalgadega, nii on. Aga meid on publik hellitan, ma tahaks nii öelda, et Vati juurde on alati tuldud ikka. Ja vaatame siis, kuidas see kestab. Palju ühes aastas, noh, keskmiselt etendusi on, et Meil on olnud siin nüüd selle aasta statistika või ütleme möödunud aasta arvud veel märtsi lõpus tulevad need lõplikud numbrid, aga meil on 160-170 etendust aastas. Nii et ütleme siis noh,
ütleme pooltel päevadel aastast on meil etendus, eks ole. et midagi ikka midagi toimub jah. ja vaatajanumbrid on olnud siin, ütleme 24 000 vaatajat kuni 32 000 vaatajat, mingi selline mänguruum seal. kas need numbrid on siis ka ütleme, saalide mingid maksimumid või siuksed pigem ikka keskmine sihuke või kuidas? no see on, noh, meil oli siin see koroonaperiood, eks ole, siis läksid kõigil teatritel numbrid alla, et ma millalgi isegi vaatasin seda, et mis need numbrid olid 2019 enne koroona aja algust ja siis veel 2022 olid tegelikult noh, ütleme pool hooaega või pool aastat olid ju need kultuuriüritused kinni aasta esimeses pooles nii ja naa, eks ole. nii et see mingisugune teatrite publiku numbrite taastumine on toimunud siin 2023, 2024, aga kui ma neid 2025 aasta statistikat vaatan, siis meie numbrid on üles läinud. aga ma ütlen, et see statistika tegemine praegu käib veel, aga ma mingeid esialgseid arve olen näinud. no, ikkagi liigub õnneks ülespoole, ikka liigub et ja ei, inimesed mul ei ole, mul selles vaates ei ole, no Vatil on selles mõttes ju publikut, ütleme siis nii-öelda erateatrite mõistes nagu korralikult, et meil on see üle 20 000 vaataja, eks ole, et see on täitsa korralik tulemus. kõlab kenasti. vot, aga nüüd läheme natuke rohkem võib-olla sinu juurde, aga võib-olla selle üldpildi juurde, kuidas Jah. seda võtta, et küsin, et kuidas sa kirjeldaksid oma sõnadega oma puudelisuse olemust, sest paranda meid, kui me nüüd eksime, aga minu meelest ja meie meelest oled sa ainukene liikumispuudega lavastaja Eesti Vabariigis. mulle endale tundub vist ka nii, kuigi ega ma ei oska öelda. Vaat ma ei tea. Vaat ma ei tea, no jah, et siis peaks seda määratlema, et mis see liikumispuue tähendab, need on iga juhtum on erinev ju niikuinii. tõsi, aga no ütleme, et see, et no sina mul on, eks ole, sügav paraparees või kuidas selle asja nimetus on, eks ole. jah, ja sa kasutad igapäevaselt ratastooli, eks ole. ma kasutan igapäevaselt ratastooli, headel päevadel kasutan ka karke. Viletsal päeval ei tule välja, sest põlv on vedel. tuttav lugu see on tuttav lugu. aga noh, aga ma siiski olen kiusanud ennast, et ma üritan nii palju vähemalt tuvastes tingimustes ikkagi kasutada kas raami või karku kui võimalik, et muidu noh, saad ise aru, et ja see peab sebima. et see on see klassikaline lause, et kui sa midagi ei tee, siis keha unustab ära ja siis pärast ei leiagi. ja, et see kehamälu on ju, noh, ta on jah, et ta on samamoodi, et kaduv värk. jah, nagu või meditsiiniline termin on atrofeerumine. jah, sihuke ega näitlejatel on ka niimoodi, et ega kui üks tegev näitleja pool aastat lavale ei saa, siis öeldakse, et näitleja on roostes. Lähed rooste. Lähed rooste, jah. aga tõsi, no kuidas see aeg, mis sa oled liikumispuudega veetnud, et teatrilavad on sinu jaoks ikkagi olnud ju teistsugused, just see, et kuidas sa saad ise nagu tegutseda teatris, kui see võib-olla see hoone või see asukoht on nii kehva, et sul jääb ainult kukalt kratsida ja mõelda, et oh, mis nüüd saab. no mul on ju, ma tegelikult olen ju töötanud pea kõigis Eesti teatrites
ja alati oleme mingi lahenduse leidnud, noh, ma olen Endlas teinud lavastusi. Endlas on, Endlas on see on nii-öelda prooviruum, eks ole. üks on, üks on nagu päris maa tasapinnal, aga see üks prooviruum on 4. korrusel, sinna ma ei pääse kuidagi. Ja siis noh, tuleb mängida nende asjadega. kui ma Rakvere teatris lavastust tegin, siis seal kolleegid korraldasid mul lavale pääsemiseks improviseeritud lifti. ühesõnaga pandi üks tõstuk ja siis ja lihtsalt nii, et ma veeresin siis peaproovide ajal enne esietendust, see koristati ära, siis ma enam lavale ei saanud, eks ole. et tagant ei saa kuidagi. no et see on selline alati nuputamine, et kuidas see asi käib, aga noh, lõpuks kasutad siis neid noh, meil ei ole jah, ega ütleme, kui vaataja jaoks see asi on ikka edenenud, et meil, et need kultuuriasutused ja teatrid oleksid ligipääsetavad, siis ega kui noh, kui ma olen liikumispuudega lavastaja, siis ega mul teatrites ei ole ruumid ligipääsetavad tihtipeale, et sellega tuleb leppida. Siis ühest küljest tuleb leiame leppida, aga asenduse, leiame mingi muu variandi. näitlejad tulevad minu juurde. teisest küljest tuleks ikka kasvõi hambaorgiga surkida, sest tegelikult vaatame, eks ole, mis aasta meil on, et see pilt võiks liikuda ka sinnapoole, et ka see köögi pool oleks ligipääsetav, et inimene saab endale meeldivat tööd teha, mida me kogu aeg rõhume. Ega ma ei ütle midagi, ma ju olen saanud, kuigi on noh, takistusi tulnud ületada, aga noh, nii, aga ma olen sinuga nõus. Ja mõnes mõttes, ega me oleme ju liikunud ka, no kui ma mõtlen, minu see, ütleme siis liikumispuudega inimese elu algab aastast 2003, eks, et 23 aastat, et selle aja jooksul ega noh, arengut on ju näha, et kas või seda asja, et veered kõnnitee peal ja siis avastad, et ai, no pagan, ma ei hakka oma ratastooli lõhkuma. ma pean minema tagurpidi tagasi, eks ole. ja siis lähed tagurpidi tagasi selle eelmise variandi poole, kus kohas oli võimalik sealt äärekivist alla saada, eks ole. ja siis vaatad, et kuidas sa teisel pool teed saad. no need kaunid olukorrad, et Neid ikka sa oled jagub, seda jah. ikka ette, aga tõesti, ütleme vähemasti Tallinnas seda tuleb aina vähem ette, ma siiski loodan. Tallinnas võiks seda küll öelda, Ja et läheb paremaks. kas jah, sa nii julge mees oled, et sa vahest välismaale ka lendad või? olen käinud, aga vaatan ette, vaatan ette ära, et mis mind ootab. See on loogiline. ja et selles mõttes, et vaatan, kuhu lähen ja, ja mida teen ja siis korraldan endale sellise värgi. no mul on olnud see kiiks, et ma olen tahtnud mingeid asju näha, siis olen käinud vaatamas, et noh, mul oli see, noh, ma olen ju, ma rääkisin seda, et ma tahtsin arstiks saada, aga see, ütleme siis see loodushuvi, see on mul ka lapsepõlvest saati olnud. ma tegelikult ju õppisin bioloogiaklassis, et teine variant oli veel Tartu Ülikoolis, et kas bioloogia või arstiteadus, eks ole, aga lõpuks kukkus välja ikkagi, et sattusin teatrisse, nii, no see selleks. aga et mu huvi on olnud mingid looduspargid, aga siis ma olen vaadanud ette, et kas seal on need mingid laudteed ja võimalused, et mul on võimalik minna vaatama, et seda ma olen proovinud teha. Tundub, mulle tegelikult mulle ei meeldi lennata, ma hea meelega ei lendaks.
ma tahaksin, noh, kui vähegi autoga on võimalik liikuda kuskile, siis on parem. Endal on täpselt sama, et lennata küll ei soovi eriti. jah, aga on sul mingi soovitus loodusparkide osas, mida jah, kuhu saab? vaatama minna? no vot, see maailmapoliitika on imelikuks läinud, ei julgegi soovitada. mul oli üks suur unistus, mis ma tahtsin teha kunagi. Ma tahtsin Yellowstone'i minna, sinna USA Yellowstone'i Rahvusparki, jah. rahvusparki. Mm ja -hmm. siis me suutsime ikkagi siis korraldada, aga ma ei julge sinna, noh, ma ei tea, mis siin toimub. ja see, noh, et lennupiletid on läinud ka nii kalliks, et tollal olid teised ajad, ütleme nii. ütleme nii, et Yellowstone'i peale võite mõelda võib-olla nii viie või hilisemal juhul 10 aasta pärast. et siis praegu nagu ei, et noh, see hetkel vist ei oleks võimalik, aga üks 10 aastat tagasi oli. jah, aga soovitus on siiski hea, et see on ju ka üks selline, ütleme, rahvuspark või looduspark, mida on ehk kõige rohkem olnud telekas, näiteks loodusdokumentaalides ja muus ja, sellises. ja noh, seal on see ligipääsetavus tagatud ka. jah, meil nii-öelda Ameerikas osatakse neid ligipääsetavaks ikka teha. jah, et sellega muret ei ole. aga Jüri poolt tuleb järgmine bioloogiline küsimus. jah. et mitmenda küsimuse ma võtan? kuuenda võtad. ahah, et sul oli sihuke juhtum, et aordi lõhkemine, et kuidas see surmalähedane kogemus nagu su elu mõjutanud on või? see tahes-tahtmata muudab ikkagi midagi, kuigi kui sellest läbi lähed, et ega sa siis noh, nagu sel hetkel aru ei saa, aga hiljem ilmselt ja võib-olla teised näevad, et no mul oli ju kaasasündinud aordi viga, eks ole, mis mul lapsepõlves siis opereeriti Tartus ja siis see, ütleme, opereeritud koht seal aordis, see läks katki. siis ja siis mul tekkis see, ütleme siis, no oli raske operatsioon, eks ole, ja arstid võitlesid mu elu eest, neil õnnestus ikkagi mind siia jätta. et see noh, see mingi taipamine, kui ma aru sain, mis toimus, eks ole, et noh, ma ütlesin, ma olen bioloogiaklassis käinud ja tegelesin sellega, et tahtsin arstiks saada, nii et mingid elementaarsed arusaamised anatoomiast on, eks ole, omandatud, siis kui mul suust hakkas verd purskama, siis ma sain aru küll, et mis toimus, alguses saanud, siis ahah, okei, jah, selge, ahah, nii. ja siis elementaarne loogika ütleb, et noh, ütleme 15 minuti pärast on joon all. ja siis nüüd see arusaam sellest, et sa 15 minuti jooksul sured ära. see on päris veider kogemus, et seal ei teki, see oli kummaline kogemus, et tegelikult mingit hirmu ei ole üldse. Endal, ma ei tea, kuidas teistele, kuidas ma mõjusin, aga endal ei ole mingit, ütleme, tunneteks ei ole jõudu, tunneteks ei ole mahti üldse ja pigem on see, et mõistus läheb hästi kirkaks. et ma pigem kolleegidel rääkisin, mis vaja teha on. ja kiirabi tuli kiiresti ja siis noh, operatsioon, ütleme siis, oli keeruline, aga edukas. aga surmalähedane kogemus tahes-tahtmata muudab lihtsalt no ma isegi ei oska öelda. no minuga juhtus see, et mul kadusid hirmud ära.
ma kartsin lapsest saati millegipärast, need on sellised imelikud hirmud, ma kartsin ämblikke, kuigi bioloogia värk, eks ole, jah, aga bioloogiaklassis käisin, aga millegipärast ma kartsin ämblikku, eks. ja siis ma ei tundnud ennast ka pimedas mugavalt, et need on sellised mingid sellised ju sellised arhetüüpsed hirmud, et ämbliku hirm ja pimeduse hirm. mul ei ole neid enam, mul ei ole ämblikuga mitte midagi. mitte ühtegi maad enam jagada ja, ja pimeda ruumiga ei ole mul ka mitte midagi enam jagada. Mul ei ole seda, et noh, mingisugune restart ikka toimus ilmselt. vot ja no väga-väga. mingi nägemus, aga ma ei hakka seda rääkima, et seal mingisugune selline noh, see on, kuidas aju trikitab, seda peaks Jaan Aru käest küsima. et ja, ja Jaan Aru oskab seda võib-olla selgitada paremini. meil on meie tutvuse arsenalis on ka niisugune mees nagu Karl Käsnapuu, kes on see Eesti surmauurija, et ja, tema tunneb ka seda asja, ma isegi lugesin tema raamatu läbi, me tegime temaga ükskord siin hingetegu üritust, kus ta rääkis oma tööst ja ka oma kogemusest, sest et tal ja, on ka see päris sama teema, jah. isikliku kogemuse põhjalt, et täitsa võiksite võib-olla kokku saada ja miks seda, mitte, miks mitte. seda kogemust nii-öelda siis jagada omavahel, et ma tean, et ta kogub inimeste kogemusi ja, jätkuvalt nagu edasi. ja, ei noh, eks neid on, noh, need lõpuks on see ka niimoodi, ma olen selles veendunud, et iga inimene on nii ise maailm, eks. et igaühe mingi kogemus on erinev, Mhm. kuigi olukord võib isegi sarnane olla. Tõsi, tõsi. Nii. Nüüd mina saan küsida niisuguse küsimuse, et kuidas puutud kokku ligipääsetavuse rõõmude ja valudega oma töö ja eraelus? Praegu, ma ei tea, kas see praegune hetk, kus me täna sinuga siin oleme, sinu tausta arvestades ja ma teades, kui tore sul on, et kas see on rõõm või valu? siin on rõõm sellest, et kõik on nagu adekvaatselt korraldatud, aga me vist seda täpsustama ei pea. sa tead, millest sa räägid, et siin Jah. on jah, see kõik on adekvaatselt korraldatud, aga tihtipeale on küll sellist olukorda tuleb ette, et mm, jutt on, et on ligipääsetav ja siis, kui sa nüüd lähed sinna kohta, siis sa saad aru, et ahah, okei, need mehed ja naised, kes te seda siin korraldasite, et oleks võinud nõu küsida. et ma seda soovitaks küll, et kui meil mingisuguseid uusarendusi siin tehakse ja kraanad on püsti ju, eks ole, et siis, et head ehitajad ja ütleme siis projekteerijad ja need, Arhitektid. arhitektid ja kes te korraldate, meil on olemas sellised kohad, kust saab adekvaatselt nõu küsida. ärge häbenege nõu küsida, küsige, kuidas oleks hea teha, eks ole. muidu on see, et hakkate oma peaga mõtlema ja siis, kui minusugune näiteks veereb sinna kohale, siis mõtled, ahhaa, okei, nii, kuidas ma nüüd selle olukorra siin, mis on minu jaoks nagu tehtud, aga üks detail on jäänud kahe silma vahele, kuidas ma nüüd sellest välja tulen? no et ja, endal tuleb kohe meelde esimene sihuke presidendi vastuvõtu teema, kus nagu omal ajal Lauri Laop pakkus, et me aitame, tuleb appi, ei ole vaja, saab hakkama, siis oli, jah. et üks proov hakkas teist taga, et tasub küsida. ja see, millele sa, Jüri, viitasid, see on ka tegelikult üks oluline teema minu jaoks vähemalt, vaata seesama see, et ma olen ka seda kohanud, et oh, ära muretse, me aitame, aga selle kohta ma ütleks niimoodi, et ma ei tea, minul vähemalt on alati olnud see asi, et ma tahan ise saada hakkama ja see on nii oluline, see on nii see on meil oluline. kõigil, jah. ma tean seda, ma lihtsalt räägin ainult enda eest, eks ole. ma tean seda ja see on nii oluline ja seda on vahel kuidagi rumalalt keeruline teisele inimesele selgitada, et sõber, ma tänan sind, et sa saad mind aidata, aga
saa aru, mulle on see, ütleme, minu identiteedile, minu enesetundele, minu olemasolule on see vajalik, et ma saan ise hakkama. Minu jaoks, eks ole, me saame kõik aru, millest me räägime. Ja see asi on seal just nimelt, et vahel, kui ma vaatan, noh, ka need kallaku nurgad, eks ole, mis on lihtne asi, eks ole, kui ma vaatan need kallaku nurka, siis mõtlen, et kuule, sõber, aga istu korra tooli ja proovi sõita. et eks ole, et see, kes sa selle kallakunurga tegid. No me tegime seal nüüd oma sinna selle lavastuse juurde, mis meil teatris on, see käte-jalgadega inimene, eks ole, sinna teatri fuajeesse panime need sellise väga elementaarse kolm katse võimalust välja ja noh, tundub, et väga lihtne, aga ma olen täheldanud, et inimesed ikkagi seal etenduse vaheajal proovivad ja üllatuvad, et oi, aga kuidas see on üsna keeruline. jah , aga väga Et hea, kas- et te selle üles panite. jah, et eriti see, kui sa paned nagu täiste nõuete kohased asjad onju , jaa, et täiesti. see on hästi oluline , et tavainimesele panedki selle 5% taalet ja 10 ja siis saavad aru küll , et mis teema on . ja et noh, ma saan aru ka, et kui sul kogemust ei ole, noh, kasvõi lihtne asi, eks ole, vaatad see lävepakk, eks. Aga no lihtne harjutus, ma olen seda mõnele inimesele ütelnud, et vaata, okei, ma võtan ühte kätte kohvitopsi. Nii, võtan kohvitopsi ühte kätte, niimoodi, ja nüüd, hea küll, ma saan sõita küll niimoodi, eks ole, mina saan, aga et hea küll, ma võin panna ta kuskile, siis ma pean vaatama, et ta ümber ei lähe, on ju. Aga ma saan niimoodi, et ma hoian teda ühes käes ja ühe käega siis tõstan niimoodi ja teise käega, eks ole, lükkan ratast niimoodi, aga nüüd on lävepakk. Kuidas ma nüüd kohvitopsiga sellest lävepakust üle lähen? ja , Mina teen tavaliselt niimoodi, et ma siis vaatan, et ma panen selle kohvitopsi sinna lävepaku taha, teisele poole juba, eks. Siis vaatan, oleneb lävepakust, et kas ma saan edaspidi üle või pean pöörama endale minema ümber ja minema tagurpidi, eks. ja , Nii, panen selle sinna maha, siis vaatan, et ta oleks niimoodi nurga taga, eks ole, et ma sellele otsa ei sõida, pööran ennast tagurpidi, lähen lävepakust üle ja nüüd on see kohvitops mul siin ja ma võtan ta maast, eks ole. ja Ja lähed saan edasi . minna. Aga noh, see asi või siis lihtne asi, eks ole, et ma võtsin rahakoti välja ja mul kukkus eurone münt maha, eks. Ma pean selle eurose mündi nüüd sealt põrandalt kätte saama. See ei ole üldse lihtne asi. ei ole , ei ole . jah, et sellised igapäeva nagu üritused ja noh, lihtsalt trepid ja et kus on käsipuu, et see käsipuu ei lõpe ära enne esimest trepiastet, mis on väga tihti niimoodi, eks ole. Et noh, seal on selliseid lihtsaid asju, mis on tegelikult ju füüsika. jah , Aga noh, kus me nüüd jõudsime? me jõudsime sinna , kuhu me ikka jõuame jah , et tegelikult oleks , kui need lihtsad asjad oleks vaata paigas , siis oleks ju meil veel lihtsam ja ei saaks nagu arugi . Ja ma arvan, et tegelikult teistel ka. jah , teistel Meil ka Ma arvan, et loomulikult . kõigil oleks koos lihtsam. Jah. küsin sul siis järgmiseks , et mis teeks aktiivse elu elamise sulle veel lihtsamaks , et oli meil korra juttu ennem , et sul on niisugune vahva hooratas , mis aitab sul rohkem liikuda . Ja ma selle hooratta üle olen rõõmus küll või veoratas, eks ole. Ma olen täheldanud, et noh, seesama asi, näiteks selle veoratta, eks ole, selle tegelikult on välja mõelnud ja teinud üks Itaalia mees, kes noores eas ta oli krossisõitja ja ta jäi ratastooli, eks ole. Ja siis ta tegelikult tegi selle prototüübi enda jaoks.
nii et see on selles mõttes hea, et inimene on selle enda jaoks teinud, ta teab täpselt, kuidas see toimib. see on hästi oluline, ja et tehtakse asju nagu kasutaja enda poolt või kasutaja enda kogemusi arvesse võttes, on ju. just ja noh, on ju ka näiteks see Pantera ratastool, eks ole, Rootsi ratastool, seal on ka ju see need vennad, kes seda firmat juhivad, et üks vendadest on enda jaoks teinud selle ja nüüd on sellest kasvanud siis äri, aga see äri, see selleks, et oluline on see, et jah, et need asjad oleks, sest väga ikkagi keeruline on välja mõelda ühte head, lihtsat, toimivat süsteemi. on küll jah, see on niisugune katsetamismeetod, on ju, jah, et sest sa see hakkad saatan, ikkagi mingi asjaga pihta, hakkad katsetama, proovima. jah, saatan on detailides, eks ole, alati. Ja see väike detail, mis on pagan võtaks, noh, ja sinna, kui sa igapäevaselt see väike detail ei toimi, siis see muutub imetüütuks. Aga see, nii ta kipub ma ei olema, tea, jah. kas ma suutsin küsimusele vastata, et ma olen jah, ikkagi need, ma arvan, et need ligipääsetavuse küsimused on olulised, et see rada nagu ikkagi läheks ja tegelikult ma vaatan, et meie organisatsioonid teevad head tööd, mis sellel teemal noh, elu edendavad, et sinna peab lihtsalt noh, soovima inimestele jõudu. Et küll me siis igaüks siis hakkama saame, aga jah. Ikka paremuse poole. Nii, Jüri, sul on 9. küsimuse au. ahah, aga kuidas sa suhestud nagu abi vajamise ja abi küsimusega? Sa küll põgusalt mainisid seda, aga võid mingi uue nurga alt siis avada. jah, ma küsin abi ilma mingi, ütleme siis ilma mingi probleemita, kui mul on nagu vaja ja siis lihtsalt ma vaatan inimest, et kelle käest ma küsin, eks. Aga mul ei ole see, noh, et vahel on näiteks poes, eks, et kui ma lähen oma selle veorattaga poodi ja tahan midagi saada, see on kuskil ülemise riiuli peal. Et noh, mul on veoratas ees, et ma saaksin ehk ise ka, siis ma võtaks veoratta eest ära ja paneks oma need, ütleme siis, ratastooli käetoed õigesse asendisse ja siis tõuseks, võtaks, on ju, siis ma peaks ta kuskile panema ja siis paneme uuesti veorat ette. Et aga siis ma vahel ikkagi noh, küsin abi, et ole hea sõber, et kas sa saaksid mul ulatada sealt ülevalt riiuli pealt midagi, eks ole, noh. Sellised aga noh, lihtsad asjad. eks vist aastate pikkune kogemus, sa saad aru, et kellelt on mõtet küsida ja kellelt ei ole mõtet küsida, et See, mis sa praegu ütlesid, ma arvan, et see kogemus on meil kõigil vist. et sa ikkagi kaugelt ikkagi näed, et kui inimene on juba paanikas, siis ei ole nagu mõtet talle ja küsida anda, aga noh, mõnikord on ka see, et kui ta on nagu sihuke liiga ärev ja tegelikult peaks nagu selle teemaga nagu oskama tegeleda, jah, siis mõnikord viskad ta lihtsalt meelega bussi alla, et saab kogemuse kätte nii-öelda. Et aidata inimesel areneda. Et ta rääks oma puuduseid nagu otse ja omadega nii-öelda. no inimesi on erinevad, mis me ikka. Et jah, seda mõnikord seda väitlust nagu ei kannata eriti, jah. jah, jah, aga tubli, et sa siiski julged abi küsida, et eks selle küsimisega ole meil kõigil raskusi, ole sa. eks ta on jah, noh, ikka on see no mingi eneseületus, aga noh, ma olen nii pikalt seda rada läbinud, no mul on abikaasa Tiina, eks ole, kes teab, eks ole,
ja noh, kui ma näiteks midagi teen, eks ole, ja siis ta vaatab, ega ta ei tule mulle midagi, et ta sekkub siis alles, kui ma ütlen, et Tiina, palun aita mind. Siis Tiina sekkub, muidu ta ei sekku. No see on selge, lihtsalt. Et noh, see ongi nii, et ei ole vaja nagu sekkuda, sest näiteks lihtne asi, kui ma karkudega kuskilt trepist üles lähen ja kui keegi tuleb, eks ole, mulle kõrvale ja hakkab mind küünarnukist rebima, siis ma võin lihtsalt tasakaalu kaotada. jah, see, Aga ma saan aru, et inimesel on hea soov, hea tahe, siis ma vahel olen ehmatanud inimesi, ära puutu mind, lihtsalt noh, ma ja, lihtsalt ja siis inimene mõtleb, et miks ta nii tige on, aga ma ei olnud tige, ma, ma olin sellises tasakaalu asendis, et ja ma vaatan, et ta läheneb ja hakkab mind, eks ole, ja et lihtsalt nii-öelda, pikali sõber. et nii-öelda elu tuleb nagu silme ees käib läbi, et ma pean enda eest seisma, et muidu on kõik onju. jah, et no seda on mul ette tulnud vahel, seda vahest ikka juhtub jah. et see on nii-öelda ellujäämise instinkt Just. nii-öelda, et siis tuleb, jah, sel hetkel ei ole nagu aega ega võimalust olla viisakas või just selles ongi asi, noh, et ma, et sa pead nagu, sul on sekundite mäng, et kui ta juba, kui sinna küünarnuki juurest kinni haaranud või midagi teinud on, et jah, siis on no kukkumine kindel onju, et ei no ma kaalun üsna palju. Ja see noormees, kes mulle läheneb, eks ole, ma vaatan, et ta vaene mees, noh, ta ei saa aru, eks ole, et kui ta mu tasakaalust välja läheb, ühesõnaga ei ole mõtet. et kes ei tea, millega sa riskid Ja praegu just. onju, et jah, Aga noh, see elementaarne füüsika teadmine jälle, et seda on võib-olla koolis lihtne õppida, aga elus jälle igapäevaselt seda nagu elada, see on teine asi. võib-olla peaks jah koolis seda füüsikat nagu läbi praktiliste asjade õpetama rohkem, Jah, äkki oleks abiks. et Aga vot, meil oleks kõigil lihtsam, et teab, kuidas aidata ja inimesed teavad, et kuidas siis midagi disainida või teha ka rohkem. eks see abistamine on, see on ka keeruline teema, et see on alati ju, alati nagu igal juhul on, no ma mäletan, noh, ma mäletan seal Haapsalu aegadest, et kui ma veel ei liikunud, eks ole, et kohe pärast operatsiooni, et kuidas need vaesed meditsiinitöötajad olid sunnitud mind tõstma mingi hetk, eks ole, et aga noh, neil on muidugi see, et tehnoloogia on jube käpas, et ma vaatasin, need tüdrukud seal, nad olid ikka väga osavad. Aga siis noh, mingi hetk läks aega, siis ma sain selle kitse peale ja mäletan, kui Tiina tuli mind sinna vaatama ja siis ma olin saanud esimesed 10 sammu, et ma suutsin 10 sammu kitsega kõndida, nii-öelda kõndida, eks ole. Ja siis juhtus muidugi see, et ma tahtsin Tiinal näidata, et Tiina, vaata, näed, ma kõnnin. Ja siis tead, hakkasin esinema ja kiirus kinni. Ei olnud enam, ei olnud seda võimekust, et ma ei tea, kas ma 6 sammu suutsin teha, aga ei tulnud seda 10 seal, et noh, pagan võtaks, mulle siiamaani meeles, et see pettumus. ja ma olen nüüd siin, ma mängin seda Renniga Potsat, et seal on ka niimoodi, et sai siin turniiril käidud, esimene mäng sai nagu tugevalt võidetud onju. jah, Ja siis tuli see ego pauk kätte, et oi, ma olen nüüd tugev ja järgmine kord sain kohe 8-0 pähe nagu, ja. et see on see, et ma viimasel ajal täheldanud, et kui see ego peale tuleb, et siis sa saad ikka elu poolt ikka kohe kõvasti mööda näppe, see et on see on jah, ikka alandlik, et ei ole siin midagi, et sa mingi tegija oled, onju. ja nii on jah, et see noh, jah. noh, jälle, aga samas on jälle see, et ikka tuleb ette, et ja ega ma ei tea enda koha pealt, ma olen ikka täheldanud küll seda, et
noh, Aare, ei, sa ei ole õppimisvõimeline. ikka sama reaal. ei , see oli ka minu point , et sa ikka ei õpi kunagi , onju . et ei, seda ikka tuleb ette ja seda tuleb vähemalt ette jah , ja siis Paar- jälle saad aru, et oh pagan võtaks noh . paar korda aastas kindlasti . jah , vot , ja aga no meil nii , see on hea , kui sa ise tead ja saad aru , et on veel arenguruumi . et aga nii arengutest rääkides , siis oleme täna rääkinud ju ligipääsetavusest juba nii mõndagi , aga ma küsin , et milliseid arenguid vajaks Eesti teater siis , et puudelisi inimesi saaks rohkem näitleja ja lavastajana tegutseda ? sa rääkisid nendest toredatest prooviruumidest , kuhu sa ei saa ja lavadest , aga äkki on suhtumises küsimus hoopis kuskil peidus ? ma , ma isegi ei mõista sellele küsimusele vist vastata , sest ega lõpuks on kõik ikkagi inimeses endas kinni . mulle tundub nii . teater on või ütleme siis need kunstivaldkonnad , kõik nad on , vot Jüri just rääkis sellest egoga võitlemisest , eks ole , aga kõik need tegevused kunstivallas on enamasti nii egokesksed , et no ma olen ennast tabanud vahel selliselt mõttelt , kui olen külastanud seda Eesti teatri aastapäeva sündmust , et noh , ma, mul on kohati hakanud ütleme siis sedasi imelikult lõbus vaadata , sest nii tohutult palju , eks ole , egotsentrilisi edevaid inimesi on ühte ruumi kokku toodud , et ja ma ise sealhulgas , eks ole , et see kõrvaltvaade on natuke naljakas . lõpuks ma ei tea jah , see on tehtav , aga need elementaarsed asjad tuleks ära lahendada , ikkagi need ligipääsetavuse küsimused on kõige olulisemad . aga ma ise tajun nagu oma tegevuses seda , et ega mu kolleegid , kui me tööd teeme , ega , ega see , et mina liigun proovisaalis ratastooliga , see ei oma mingit rolli . ütleme siis nagu sisulisel tööle . muidugi kolleegid on minuga harjunud , eks ole ka . et ega ma ei mäleta , kuidas need esimesed asjad olid . aga , sest see on lihtsalt üks , noh , igaüks on niikuinii ise nägu . mina olen selline , et jah , ja nii ongi . jah . aga jah , no ütleme , proovi ma teen ikkagi ratastoolis , ma proovis ma karpudega ei hakka jändama , sellepärast et mul mõte läheb uitama ja kukkumine on lähedal . et et see nõuab ikka teatud keskendumist . siis Jaa. sul on võimalik kohal olla nüüd ja praegu , onju . jah , sest nii kui sa pead keskenduma kõndimisele , siis sa pead 100% hoidma fookust kõndimisele , onju . just , ja siis ma ei saa , noh , sest ma pean andma käske oma jalalihastele . Jah. et ma annan ju teadlikult käsku , eks . ja siis ma mängin selle oma tähelepanupunktiga , eks ole , oma selle kõnniprotsessi peal , eks . aga see on nii , ütleme siis kontsentratsiooni nõudev tegevus , et ma selle kõrvalt küll ei suuda , ütleme , olla täie tähelepanuga näitlejate juures lavastajana . et ei , see on jah. nagu meeletu fookus tuleb hoida , onju . ja jah , see on küll , kui sa Jah. niimoodi mõtlema hakkad jah , et sa võtad selle variandi , eks ole , mis võimaldab sul keskenduda tööle , mitte sellele , et sa pead punktist A jõudma punkti B , olgu see vahemaa nii lühike kui tahes . just ,
et no ma lavastajan oma tööd sealt saan teha ikkagi ainult tänu ratastoolile, et no muidugi jah, ja noh, see annab mulle ka võimaluse, et ma, ma ikkagi, ma saan, mul on vahel vaja minna näitlejale väga lähedale, rääkida ainult talle midagi, nii et teised ei kuule, eks ole. noh, et see asi, et kuidas ma seda protsessi teen, et ma ikkagi veeren oma ratastooliga seal ütleme siis keset mänguplatsi ja siis vahel lähen kõrvale, vaatan, on ju, ja noh, et see. et see nõuab nagu dünaamikat, ei saa niimoodi olla, et Toika istub tooli peal nurgas ja siis tuleb minu juurde. Ma no räägin sulle, mis teha tuleb, onju. vist saaks ka, aga mingid varjundid lähevad kaotsi. Sest ja tal no on mingi, sest näitleja on jah, juba mingis kindlas asendis, kindlas kohas, onju, kindlas jah. mõttes. ja tead, seal on veel selline, praegu. seal on veel selline asi ka, et noh, see on, ega see töö näitlejaga on nii intiimne värk, on ju. ja seal on ka vahel, ma pean ütlema ju üsna nagu ütleme, mingeid selliseid asju, mis ei ole kõige mugavamad ja võib-olla on ka isegi, äkki on ebamugavad, näitlejal on niikuinii see oma materjali vastupanu, eks ole, oma mõtte ja meele ja kehaga ta võitleb, et painutada ennast, eks ole. siis noh, ma lähen tema juurde ja räägin ainult talle, mida ma nägin, ja seda teised ei pea kuulma, see on meie kahevaheline asi. et ma, noh, muidu on see, et tekib mingisugune noh, tal võib-olla tekib ebamugavus, kui teised ka kuulevad, no ühesõnaga ma no see on tihtipeale töötan inimesega väga silmast silma. individuaalselt, jah. jah, ja arusaadav. kas sa oled muidu, nagu tekkis peas sihuke küsimus, et oled sa kuskil koolides või asjades ka käinud rääkimas oma just nagu noh, kui ma mõtlen, et kui ma võtame nüüd, kerime ajas tagasi, et oletame, et ma olen praegu keskkoolis ja ma olen ka inimene, humanitaarklassi lõpetanud inimene, mõtlesin, et tahaks lavastajaks saada ja kui nüüd sina tuleks rääkima, siis isegi nagu tekiks see mõte, just nagu sa praegu siin seletasid, et sul ratastool on see, mis aitab, eks ole, tööd teha ja sa saad individuaalselt näitlejaga suhelda, et see kõik oleks kuidagi väga ilmekas. On sul olnud sellist võimalust? meil on teatris käivad, ütleme, meil on riigigümnaasiumid on käinud ja gümnasistid on käinud küll meie juures siin. ma mäletan, et meil mm, mõni aeg tagasi oli siin, endiselt meil on Vaat-teatri kavas see lavastus Faust, eks ole, mis on minu lavastus, see on juba, issand jumal, see esietendus oli aastal 2012, aga ta endiselt on elu ja tervise juures, see lavastus. et ja siis öö, noored tulid vaatama ja siis meil oli niisugune kohtumine, et ma selgitasin natuke seda lavastust, et selliseid kohtumisi on teinud, noh, ma lavakunstikoolis käisin nüüd alles aasta tagasi, tegin ühe seminari nendele, seal õpib praegu 4 noort lavastajat. ja noh, lavakunstikoolis ma olen ennegi seal nende noortega teinud lavastust ja nii Tallinnas kui Viljandis. ja Viljandist on ka käinud noored lavastajad, aga niimoodi nagu ütleme, et kuskil kooli rääkimas ma vist isegi ei ole käinud. et ei ole meil käinud. jah, eks sa mõtle selle peale. Pane jah. see oma mõttearsenali. nii, ma lükkan nüüd 2 küsimust kokku ja siis vaatame, mis üllatavaid vastuseid sinu käest tulema hakkab, et kuidas jõudis lavastus käte-jalgadega inimene Vaat-teatrisse ja miks on sinu arvates puuete teema praegu teatrites rohkem esile tõusnud? see esimene küsimus on lihtne, teine on keerulisem. ja ma ei tea, kas ma sellele teisele oskan mingit adekvaatset me tahame lihtsalt sinu anda, aga noh, arvamust. võib arutada sel teemal. Selle esimene, see, et kuidas käte-jalgadega inimene meie vatti jõudis, see materjal jõudis minuni juba koroona ajal, aga siis ei olnud mõtet teha. et ja
Veiko Tubin ja Andra Teede tulid selle looga ja siis Andra veel arendas seda lugu. Nii et ta tegi ühe ringi veel peale sellele, et küsis lisaküsimusi ja toimetas. Ja noh, niimoodi see läkski, et me vaatasime lihtsalt, et kus oleks see aeg, ruum või see ajaaken, et kus Veiko Tubinal, kes on väga hõivatud mees, oleks aega. Nii et mõneti oli nii, et see materjal oli ootamas ja oli valmis ja siis sattus niimoodi ja tegelikult see prooviprotsess ja esietendus sattus päris heale ajale mõnes mõttes tõesti, nii nagu sa ütled, eks ole, et kuidagi see erivajaduste teema on Eesti teatris üleval ja noh, kui ma mõtlen kasvõi meie VATi kava, siis meil on ju ka üks lavastus veel, eks ole, mis ka puudutab, ütleme, erivajaduste teemat, see on kui ma ei eksi, lühis jah. lühis ja mis kõneleb nüüd ühe peresuhte loo, eks ole, et kuidas mõjutab üks erivajaduse ilmnemine siis kahe inimese omavahelist suhet. Need on neid vaatepunkte, kuidas seda teemat käsitleda, on mitmeid ja võimalikke. Aga miks see teema esile on kerkinud? Ma isegi ei tea. Võib-olla on siis aeg käes. Maailm on ju kohati, tundub, et maailm on täitsa hulluks läinud, et nagu, et mingisugune, ütleme siis üleilmne empaatiakriis on On. kätte jõudnud, et võib-olla siis kuidagi Eesti kunstnikute võib-olla reaktsioon sellele ülemaailmsele jõukultusele on olnud selline, et aga räägime hoopis, ütleme, nendest inimestest, kes peavad selle hullu maailma keskel tahes-tahtmata hakkama saama. Et mul on isegi tunne, näiteks kui mõelda selle käte-jalgadega inimese peale või selle loo peale, et ma kohati mõtlesin isegi nii, et see lugu on nii-öelda, ütleme siis nendele ilma liikumispuudeta inimestele isegi tähtsam kui meile. jah. Sest mul on tunne, et nemad on näinud midagi, ütleme siis, meil on niimoodi, et kui ma seda lugu vaatan, eks ole, et siis see lugu puudutab ja mul on seal äratundmise hetked, eks ole, aga ütleme nendele nii-öelda liikumispuudeta inimestele, kes saalis vaatavad, neile on seal isegi sellised mingisugused avastushetked või üllatusmomendid. Ah soo, ah või nii, tõesti, vaat selle peale ei tulnudki, aga mina oma ratastoolist ei mõista taibata seda, et aga kuidas on võimalik selle peale üldse mitte tulla, eks ole, et mingi selline protsess on seal ka juures, tundub. On tõesti jah. et see etendus on natukene jah, sihuke abimaterjal inimestele igapäevaeluks nii-öelda, Just. et kuidas tulla nagu kriisi või ootamatustega paremini toime. Mulle tundub ka, Jüri, et see aspekt seal on olemas, jah. Ja noh, võib-olla kõige tavalisem, mida nad saavad, on see, et nad õpivad nii-öelda igapäevaelu lihtsaid asju hindama nagu rohkem kui muidu. See on sihuke klassikaline klissee, aga ma arvan, et kõige väärtuslikum on just see, et kuidas nii-öelda kriisiolukorras jääda iseendaks ja jätkuvalt tegutseda toimekalt edasi.
aga vaata, Jüri, see, mis sa praegu sõnastasid, äkki see ongi see, äkki selles ongi vastus ka sellele Maikeli poolt esile toodud teisele küsimusele, et miks ütleme, need teemad on tõusnud teatris, Eesti teatris esile. äkki see vastus ongi sellepärast, et aeg on selline, et see on oluline küsimus, kuidas kriisiolukordades jääda iseendaks. see Jah. võib küll olla, jah. et see vist on see iva test, et varem oli nagu, sa saidki nagu toimekalt olla nagu ilma, et sa peaksid sellele mõtlema, aga nüüd sul on, pead selle fookuse tõmbama sellele. jah, ja noh, see kriis on, me kõik oleme selle ülemaailmse kriisi keskel. et olenemata sellest, mis vajadused sul konkreetselt inimesena on, eks ole, erivajadused või ma ei tea, mis vajadused, eks ole. Võib-olla hoopis läheduse vajadus või kui palju on meil nii-öelda üksindust, eks ole, et noh, ka seal on need lihtsad asjad, et noh, ma pean hakkama saama. Ei ole nii, et ei ole, vot see allaandmine ei tule vähe. Vot nii. no ei tohiks tulla. jah, nii, Jüri, sul on järgmise küsimuse au. et, et millised lavastused on veel see aasta kavas Vatile? meil muutamissoovitusi. ja mina hakkasin tööle ühe lastelavastusega ja see on üks Eesti noore autori kirja pandud lugu, Triinu Laane Luukere Juhani juhtumised. see on selline vahva lugu ühest luukerest, kes on töötanud kooli bioloogiaklassis nii-öelda õppeluukerena, aga nüüd ta on natuke katki läinud ja pensionile jäänud ja siis taat ja memm maakodus võtavad ta enda juurde, et noh, tule siis, ole siin. no vot, ja siis tema seiklused, et mulle see lugu hirmsasti meeldis. et proovin sellega hakkama saada, siis nüüd järgmisel nädalal tegelikult kohe meil tuleb lavale üks lavakunstikooli noore lavastaja tudengi Triin-Brigitte Heidovi lavatöö, mille pealkiri on Diktaatori sünd. aga see on lahendatud klounaadi võtmes. nii et ma loodan, et seal saab nalja. no tundub, et see võiks päris õige võti olla. jah, just. see on ikka tänapäeval ikka nagu rusikas silmaauku nagu. jah, et need on nüüd, mis veel kevadel tulevad ja noh, sügishooaja avab meie noore dramaturgi ja lavastaja Karl Koppelmaa enda poolt kirjutatud näiden, mille ta ise lavastab, mille pealkirjaks on Kuuratsanikud. ja see on mingis mõttes selline parafraas Kolmele musketärile, õieti seal on 4 tegelast, kelles on võimalik ära tunda need Kolme musketäri 4 tegelast, eks ole, et seal on, kuigi see lugu toimub täna, siin ja praegu ja seal 4 sõpra, kes on jõudnud noh, nii-öelda Kristusikka, klaarivad omavahel mingeid abituuriumi aegseid arveid. et selline lugu. selline lugu. noh, aga kõlab jällegi põnevalt. ja ühesõnaga on tulemas palju põnevat. ja just. aga no ütleme, kui sa ennem rääkisid siin 160-st, 170 lavastusest aasta jooksul, noh, ega noh, et uuslavastusi ongi ju tegelikult võib-olla ikka 5 või 4, eks ole. uuslavastusi on jah 4-5, no maksimum 6. ega meie formaat rohkem ei võimalda ja ei olegi vaja.
aga neid etendusi on siis, nii eks ole, palju, jah? 160, 175 kuskil seal vahemikus. ja tegelikult neid lugusid, mis kavas on, et noh, mõni on siin mõni aasta tagasi esietendunud, endiselt on publiku huvi, eks ole. ja niimoodi neid lugusid, mis kavas on, neid on kuskil 10 ringis. ja Oh, mõni läheb jälle maha, tuleb mõni juurde. tekib juurde, eks ole, noh, nii see tants käib, et see Igavene karussell nii-öelda. just. Vot. aga mida sa ütleksid praegu siis mõnele liikumispuudelisele noorele, kes mõtleb, et tahaks lavastajaks hakata? mina ütlen niimoodi, et tuleb järgida oma tahet ja olla meelekindel. et ma, lavastaja amet on, ütleme niimoodi, minu rikutuse tasemelt, eks ma olen seda ametit noh, praktiliselt terve oma elu pidanud, eks ole, et see on nii praktiline amet, et see amet tuleb oma eksimuste hinnaga endale selgeks teha. ja selle ameti omandamine, see võtab, noh, see võtab aega. ja selle ameti sisse jääb terve ports neid lavastusi, mis lähevad aia taha. sellega tuleb leppida, see on raske ja valus alati, aga midagi ei ole teha. no see on elu üks osa nagu näib. jah, aga loodame siis, et kui keegi juhtub meid sellel kuul kuulama, et siis nemad julgevad sedasi mõelda ja olla mingis mõttes järgmised siis sinu mantlipärijad no ma hoian pöialt. kõige paremas mõttes. nii, aga on sul mõni lavastus, mida tahaks nagu veel teha, unistuste tükk mõni. et jah, et on midagi sul nimekirjas, mis ootamas? mul on, jah, mul on mingid sellised, on küll jah, aga ma ei julge välja öelda. küsime siis niipidi, et kas mitu sa nendest unistusasjadest oled jõudnud juba tegusa elu jooksul ära teha? seal, seal on ka niimoodi, et mõni on selline, mis on mul põhimõtteliselt, ütleme siis sahtlis valmis. no mul on selliseid lavastusi, millega ma olen töötanud. lavastaja töö on väga üksildane amet. et kui ma, ütleme, mingi aeg näitlejatega proovisaalis töötan, see on ainult üks osa sellest tööst. põhitöö ma teen ära üksi kodus. mõtlen nii-öelda lavastuse välja, eks, kujutan ette, mängin läbi ise ja siis teen omal mingid märkmed. noh, no mul on oma skeemid, värgid, eks ole, mõtlen need lihtsad küsimused läbi, eks ole, mis ma pean teadma, enne kui ma näitlejate ette lähen. ja selliseid protsesse on mul läbitud, sest minu puhul on nii, et kui mul mingi asi tuleb pähe, siis ta ei anna rahu. ja kui ma mootori käivitan, siis ma teen. noh, ja siis, kui ma vormistan ta mingisuguse, ütleme, toorikuna kuidagi ära, mul on neid selliseid peaaegu välja töötatud lavastusi küll ja veel. ja ma olen kindel, et mõned jäävad tegemata ja väga paljud jäävad tegemata. ja elu toob su juurde hoopis mingisuguse materjali, mida mul ei olnud plaanis lavastada. ja ma olen seal proovisaalis, et seda juhtub tihti. aga see, ütleme siis üksi mõnes mõttes nagu ütleme ette töötamine, see käib lavastaja ameti juurde. aga jah, need mingid sellised, ütleme siis, et seda tahaks teha, neid mul on mõni. äkki teen, ei julge ennustada. no jääme siis, sellepärast ei taha ka välja öelda, ma ütlen niimoodi, et see üks materjal on, on valgustusajast, mida ma kindlasti tahan teha, mille peale ma olen pikalt mõelnud ja niimoodi, aga jah, et ütleme siis, see materjal on seotud valgustusajaga
Euroopa kultuuriloos. no jääme siis ootama, et Jah. siis me teame aru saada vähemalt, et nüüd on see etendus kätte jõudnud. aga millal see tuleb, et ma ei tea. No me oleme kannatlikud inimesed. jah, et kas sa muidu ise vahest külastajana ka nagu lähed, ütleme, noh, vabatahtlikult teatrisse või sa tunned, et nagu, et see on nii palju sinu elu, et ei sa ma, ei ei, ma käin küll, ma käin ja, ja olen käinud, noh, eile just vaatasin, et kas ma sel aastal lähen Viini Festwochenit külastama, vaatasin, kas seal on midagi programmis. aga täna näiteks konkreetselt ma lähen sinna Unibet Arenale vaatama selle Romeo ja Julia muusikali, mida mu kolleeg Tanel Saar lavastab, kus on Terminaator mängib ja et ma lähen, neil on täna kontrolletendus, et ma lähen seda vaatama. ei maganud, see teeb isegi natukene kadedaks, sest et need piletid on kõik ammuilma läinud. nii et no Tanel kutsus kontrolletendust vaatama, et mul ka piletit ei ole, aga õnne, kontrolli näen. vahest veab, jah, et kontrolli hoolega siis. ja just. et aga nii, et ikkagi vabast tahtest täitsa lähed. ei, muidugi ma käin, ega peab vaatama, et ja ma ikka käin. noh, võiks rohkem, aga ma ikka käin jah. ja Eesti teatris on küll sellist, mida ma julgen soovitada, et no soovita mõnda asja, äkki kellelgi on just teatrietenduste põud parasjagu. no minge kasvõi Draamateatrisse Hamletit vaatama. Rainer Saarneti Hamletit. no kõlab põnevalt. jah, Polegi vist peale mingite teleka avantüüride Hamletit tegelikult etendusena mitte kunagi näinud. ma olen isegi Ursel Tilk mängib ja ma usun, et see on hea, mina ise ei ole veel näinud, aga mul sõber käis vaatamas ja usun teda. ja ma olen isegi kunagi Hamletit lugenud, sest ma olin humanitaarklassis, nii et jah, siis pidi selle läbi lugema. mäletan vähe, aga tean, et see oli ikkagi Hamlet. ja kusjuures Roomet ja Juliet olen ka kunagi lugenud. et lausa siin koduõues, kui praegu aknast välja vaatan, tuleb meelde küll. no, nii, Jüri, on sul mingi kogumishuvi ka sihuke või eriline kirg või midagi taolist? peale teatri. teatud ega vist ei ole. noh, mul on küll, et noh, mul on üsna, praegu kolimine käsil ja siis noh, pidin ka oma raamatukogu kolima, et mul on raamatutega mingi sihuke nõrkus olnud, et ma pean mingi selle, vaat selle raamatu ma tahan saada ise oma näppude vahele. et mul, no seda võib jah öelda, et ma olen kogunud elu jooksul raamatuid üsna kõva raamatukogu omale, aga ja kohati on see, et noh, ei julge raamatupoodi minna, sellepärast et rahakott ei pea vastu. parem on mitte minna. aga noh, no nii on. nojah, aga siis siiski sa ju midagi kogud. päris käegakatsutavaid asju lisaks igasugu emotsioonidele. nojah, mul on raamatutega olnud mingi, vabandust, mul on raamatutega olnud mingisugune selline mäng, et kui mul on raamatu, ütleme, riiulid ja seal on raamatud. ja siis ma olen seda harrastanud, soovitanud vahel ka mõnele sõbrale, et kui on mingi selline hetk, et ma ei oska nüüd reageerida või ei oska otsust teha või tabab mingisugune imelik tunne sind või äkki oled mingisuguses sellises abitus olukorras, siis ma olen harrastanud sellist asja, et ma lähen raamatu riiuli juurde, võtan suvalisest kohast suvalise raamatu, teen lahti suvalisest kohast ja loen ühe jupi. aitab. leiad mingi siis sellel hetkel vajaliku vastuse või leiad nagu motivatsiooni. mingisuguse
noh, nihutad fookuse kuskil teise kohta ja mingi suvaline jutt, üks lause, paar lauset, mõte läheb mujale ja kuidagi fookus nihkub ja võib juhtuda, et leiad mingi lahenduse. Et ma Põnev. olen mänginud endaga seda mängu tihtipeale. põnev, võtame arvesse äkki, kui järgmine kord on mõtteplokk või tahteplokk, siis prooviks järgi jah, et äkki aitab. aga mina võtan nüüd 2 viimast küsimust ja küsin sult, et mis teeb sind õnnelikuks ja mida sa soovid lõpetuseks öelda? õnnelikuks teeb ikkagi ütleme siis teise inimesega kokkusaamine, oskan vist nii öelda. Ja mida ma endale oskan soovida, on ikkagi tervist. Ja teistele ka, et kuigi noh, et see tervises mingi habras tasakaal käest ära läheb, siis on see olukord on väga tüütu. Et, et tervist oskan soovida ja õnnelik olen, kui õnnestub teise inimese meelega kokku saada, nagu päriselt kokku saada. Nii oskan vastata. Täitsa head soovid. et meie soovime ka sulle omalt poolt, et bioloogia sind alt ei veaks. Loodame. ühelgi Ma juhul. soovin teile sama. jah, et bioloogia ja füüsika alt ei läheks. jah, sest kui füüsika alt veab, siis võib tagajärjeks olla kukkumine. et katsugem seda vältida. Jüri, kuidas sina tänase saate siin kokku võtad? ei, oli väga lõbus arutada nii-öelda asju, jah, et mis meile nii-öelda on loomulikud, aga teistele mitte väga. ja seesama, et see füüsika ja bioloogia peab paigas olema. jah, olen teiega täitsa nõus, härrased. aga saabki siis öelda, et täname sind, Aare, et leidsid aega. mina tänan teid, et leidsid aega ja oli väga hea kokkusaamine. jah, ja eks kohtume teatris, kui mitte tegelikult juba kusagil mujal ka. ja ja kuulajad, teiega kohtume siis juba järgmisel ja veelgi kevadisemal kuul ikka uute külalistega. aitäh! aitäh! selline sai meie tänane saade. täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.